Tervist, tervist, kallid sõbrad. Ja käes ongi siis 2026 aasta. Head uut aastat kõigile. Ja see salvestus on siis tehtud 1. jaanuari 2026. Et kui sa nüüd vaatad seda suvel, siis ikkagi head uut aastat. Ma loodan, et te olete mõttes läbi käinud või üles kirjutanud selle 2025 aasta läbikogetu, ideed või siis ka sellised asjad, mis on õnnestunud ja mis ei ole õnnestunud, mis sai alustatud ja mis on vaja edasi jätkata ja mis suhete osas, mis tervise osas ja nii edasi. Pange kas siis siia kommentaaridesse kirja, et kuidas teie jaoks see 2025 aasta on möödunud. Et mis te kaasa võtsite, mis te jätkate, mis sai ära lõpetatud või näiteks ka seda, et mis ei õnnestunud nii, nagu te olete tahtnud. Aga kommentaarides saate siis vabatahtlikult kirjutada, väga paljud teevad seda mulle isiklikult Messengeri, saate seda ka teha. Või siis panna kasvõi sinna meili peale. Et see on ka täitsa teretulnud, et vastan teile isiklikult, et ma olen muidugi väga-väga tänulik, et te teete seda ka siis isiklikult mulle, et jagada ja saame jagada oma kogemusi. Ja, sest mõnes mõttes on hästi oluline kirja panna neid mõtteid, sellepärast, et see natukene erutab ja äratab üles, et kuidas me liigume ja erinevates videotes ma olen rääkinud ka seda, et kellel seda siis kõige rohkem on vaja teha. Ja täna siis räägime aga sellest, et kuidas elada 2026 aastal võimalikult ressursirikkalt. Eelmine aasta siis, see on nii huvitav öelda täna siis juba eelmine aasta, lõpus ma panin selle pika video, et mis toob siis 2026 teie isikliku arvestuse järgi, et kus siis arvestada päev, kuu ja siis liita see 2026 energia. Ja aga see video on siis natukene teistsuguse ülesehitusega, räägin sellest veel täpsemalt. Ja räägin teile siis sellest 2026 aasta toob, et mida see toob siis meile üleüldiselt siis päeva järgi. Ehk siis, kui mina olen sündinud 16 päev, siis vaatan ainult siis, ma kuulun gruppi number 7, et siis lihtsalt selle järgi, et sul oleks hästi lihtne nagu jälgida, et vaatan siis sellist tööd, tervise ja suhete ja raha osa. Ja vaadake kindlasti see video ka lõpuni, vaadake seda enda kohta, vaadake oma sõprade kohta, lähedaste kohta ja saatke ka neile see video edasi. Selles suhtes, et kui sa tead, kes vajab sellist informatsiooni. Ja ma väga loodan, et sellest on teile kõigile kasu. Ja selleks, et arvutada siis see 2026 aasta vibratsioon, siis peame liitma kokku selle 2 + 0 + 2 + 6 ja saame kokku siis 10. Ja kuna ma siin üldiselt numeroloogias siin videotes räägin siis ühekohalistest numbritest 1-9, siis liidame jälle 1 + 0 kokku, saame 1. Ma arvan, et teie, kes te olete pikalt kanalil olnud, et siis te teate seda juba väga hästi. Ja 1 on siis selline päikeseenergia ja see on energia, mis on kogu universumis selline väga-väga oluline. Kui päikest ei oleks, siis ei oleks tegelikult mitte midagi. Ja samas, kui päikest oli ka palju, siis see ka ei ole hea, eks ju. Et seepärast ongi nii, et päiksel on nii positiivsed kui ka negatiivsed omadused. Et ta toob küll hästi palju selliseid hüvesid, kuid teisalt on päikseenergia ehk siis see ühe energiaga selline suhteliselt agressiivne. Ja miks ta on siis? Sellepärast, et ta sümboliseerib sellist egoenergiat. Ja see võib siis ka lahutada inimesi, surub pidevalt inimesi muutuste poole, kuid samal ajal võib inimene kaotada orientiiri ja hakata mängima oma egotsentrismi mängu. Ja kogu see 2026 aasta jooksul näeme neid mänge, kus inimesed, valitsused hakkavad omavahel suhteid võib-olla klaarima ja selgitama siis välja, et kes on peamine, kes hakkab maailma jagama ja nii edasi. Ma tahan küll teile siin, ma toon selles videos teile nüüd natukene seda poliitilist olukorda, aga tahan veel kord rõhutada, et minu kanal on pigem inimestele suunatud. Et ma jään oma raamide juurde. Ma puudutan aeg-ajalt teatud videotes natukene ka poliitikat, aga see ei ole minu tassteed, nagu ma olen teile öelnud. Mulle meeldib rohkem tegeleda inimeste energiaga. Ja, aga maailma jagamine siis võib toimuda siin nii majanduse, rahanduse ja muude sarnaste aspektide kaudu. Ja seega, kui te arvasite, et 2026 aastal kõik lõpeb ja saabub rahu, siis ma võiks ütelda seda, et siin võib muutuda
hästi põnevaks, nii nagu ma ütlesin, et päike annab meile soojust, aga samas ta võib ka põletada väga tugevalt. ja sageli siis nii nagu minagi numeroloogina, me kõik räägime, et see on uue tsükli algus ja algab uus 9-aastane see etapp ja arvan, et iga uus periood on alati eelmise jätk või siis transformatsioon. ja selleks, et mõista, mis hakkab toimuma järgmise 9 aasta jooksul, peame arvesse võtma vähemalt viimased 4 aastat sellest, mis maailmas üldse on toimunud. ehk siis seda saab siis mõelda nii rahanduses, majanduses, poliitikas ja üldse siis inimeste väärtussüsteemides. ja seetõttu on vaja siis ka mõelda seda, et 2026 toimub hästi tugevalt transformatsioone ja kõik muidugi liiguvad rõõmsalt edasi selles suhtes, et üks on ikkagi nagu lipp käes ja tugevalt läbi seinte. et ikka otsitakse rahu ja tööd nii suhetes samamoodi rahu, nii tööolukordades rahu ja kõik see, millest ma rääkisin 2025. aasta kohta, hakkab nüüd veel rohkem siis arenema, ehk siis 2025 oli iseenesest nagu lõpetamine, aga fakt on see, et 31. detsembril 2025 ju kõik kohe nagu seinast ära ei lõppenud. et see võib selles suhtes toimuda veel mingisugused sellised, kuidas ma ütlen, see võib jätkuda, aga fakt on see, et 2026 toimub midagi, ma räägin nagu justkui ümber augu, seepärast et ma ei taha täpselt nagu rääkida täpselt kõigesse sellesse. aga kui vaadata numeroloogia seisukohalt varasemaid aastaid, mille summa on ka näiteks number 1 olnud. kui te nüüd natukene mõtlete seda või siis kalkulaatori peale arvutate, siis aasta 2017 näiteks, 2008, 1999, siis paljudes riikides toimusid neil aastatel väga olulised sündmused. ja nendel aastatel, mil aasta energia oli 1, toimusid sellised mis ei olnud lihtsalt sellised ajutised, vaid panid aluse muutustele mitmeks aastaks. Te võite mõelda seda siis ka näiteks täiesti nagu enda aastatsüklite peale, et mis teil toimus nendel aastatel, 2017 või 2008. jah, mul endal käis ka kohe praegu nõksti peast läbi, muidugi siis, kui ma valmistasin seda teksti, siis samamoodi ma mõtlesin selle peale. võid panna siia kommentaari, no minu 2008 aasta, siis ma mäletan väga hästi, siis ma kolisin Soome. nii, aga seetõttu jätkab ka siis see 2026 aasta ühe energia all, selle number 1 energia all siis sama trendi, mis oli siis 2017, 2008, 1999 ja poliitika seisukohast siis tähendab see kõik seda, mis maailmas juba toimub. et kahjuks võib siin jätkuda see energia, mis juba praegu on olnud 2025 aasta lõpupoole. ehk siis see kõik on vajalik selleks, et hakkaks kujunema arusaam, kes hakkab maailmas juhtpositsiooni võtma. ja sellel aastal 2026 näeme kindlasti inimesi, kes hakkavad jõudumööda nokka tõstma, võib-olla oma jõudu mõõtma, manipuleerima, juhtima erinevate tööriistade kaudu, näiteks tähelepanu, ressursid, mõju, et tõusta siis poodiumile ja öelda, et nüüd oleme meie peamised. kuid kindlasti lisandub ka nähtavale neid inimesi, kes kõigest väest kogu südamest võitlevad headuse ja positiivsuse nimel. ja neid tuleb sellel aastal ka päris palju nähtavale, kes julgevad ka rohkem sõna võtta ja ka pildis olla. mina olen ise seda meelt, et headus võidab alati ja kutsun üles kõiki rohkem ise olla sõbralik enda vastu ja ka teiste vastu. kuid majanduse seisukohast tähendab see, et riikide poliitika muutub võib-olla ehk selliseks nagu konkreetsemaks, täpsemaks ja peaaegu igas riigis suureneb ka teatud mõttes kontroll maksude ja aruandluse üle ja samas suureneb ka sotsiaalprogrammide arv, kuid alles jäävad siis ainult need, mis on tõesti olulised ja teisejärgulised programmid kaovad. ja ühelt poolt püüavad siis suured ettevõtted ja riigid ellu jääda ja kindlustada endale koha päikese all ja teisalt kärbitakse kõik kulud, mis ei ole hädavajalikud. varem võis teha midagi majanduslikult ebamõistlikku lihtsalt sellepärast, et las ta olla. kuid nüüd siis vaadatakse seda hoopis teistsuguse energiaga ja hakatakse nagu rahakotti koomale tõmbama, ütleme niimoodi. kuid mille või kelle arvelt?
3 punkti. Aga meie oleme siis tavalised inimesed ja nii nagu ma ütlesin teile ka, et mina soovin isiklikult rohkem seda kanalit pühendada inimestele, mitte siis poliitikale, seepärast et poliitika ei ole minu selline noh, tass teed, nagu ma ütlesin, aga see ei ole minu selline kõva pool. ja me peame muidugi inimestena siis mõistma, et kuidas selles kõiges elada ja selleks peame vaatama oma igapäevaelu. Ja mina ütleksin niimoodi, et meie inimestena oleme ju üks osa kogu sellest süsteemist. kui meie juba igaüks isiklikult loome seda positiivsust ja heatahtlikkust enda ümber, siis seda suurem tõenäosus on, et see energialaine läheb ka edasi. ja ja siin on siis oluline hetk see, et kui te vaatate seda 2025 aastat siis tagasi ja kui te näiteks ei suutnud millestki vanast lahti öelda, lahti lasta, siis näiteks võib-olla tahtsite seal lahutada, kuid venitasite teadmata, miks. ja võib-olla teil ei olnud seal partneriga enam ühist huvi ja võib-olla huvid ei kattunud üldse ja elasite nagu kass ja koer või näiteks töötasite oma koostööpartneriga nagu kass ja koer. aga teil jäi nagu see suhe venima ja võib-olla töötate töökohal, kus teid ei väärtustata, kus on halb, väike palk, pidevalt emotsionaalsed kokkuvarisemised. kui te ikkagi istute selle koha peal, siis kõik need lahendamata probleemid hakkavad siin 2026 aastal teie ette kerkima nagu seened pärast vihma. et see number 1 aasta, nii nagu ma ütlesin, see ei tähenda seda, et nii kui tuleb 1. jaanuar, kohe põmm, kohe uus energia. kõik asjad tuleb ära lõpetada, sest üks ei tähenda alati konkreetseid tegusid. et nii nagu minagi ütlen paljudes videotes, et number 1 on selline uus algus, äri, tegutsemine ja selline blablabla bla, bla, kõik on selline edasi ja vinge värk. aga tegelikult on see väga sageli seotud ka vanade teemade lõpetamisega, mis siis 2025 jäi lõpetamata. ja näiteks nii nagu ma ütlesin teile siin eelnevalt, et meenutage seda, kuidas teil oli aastal 2017, 2008 või 1999, et kuidas teie selles aastas elasite, kuidas teil see toimus, et see saab olema peaaegu et sama, muidugi teised inimesed, teised koostööpartnerid, teine töökoht, aga energia on enam-vähem sama, seepärast et see kõik tsükliliselt nagu kordub. kuid meie oleme muidugi siis jälle selle võrra nagu vanemad ja näeme seda hoopis teistsuguse adekvaatsusega. ja näiteks paljudel inimestel ei toimu 2026 aastal suuri väliseid muutusi ega radikaalseid samme. näiteks plaanite avada ettevõtte ja mõtlete, et nüüd on see number 1 energia, nüüd ma lähen ja teen ja saavutan ja põmm. siis mõnel teist see impulss tekib ja te ka tegutsete. et see kõik jälle on hästi palju numbrites kinni või selles suhtes kuupäev, aasta ja oota, kuupäev, kuu ja aasta ja kuid väga paljud jäävad seda kummi kuidagi nagu venitama, et võib-olla jääte sinna ideedesse kinni, võib-olla alles loote seda vundamenti, et sealt nagu edasi minna, edasi liikuda. võib-olla mõni hoopis vahetab kooli või võtab veel hoopis endale mingi lisakursuseid, koolitusi juurde. see tegelikult on kogu aeg üks samm nagu edasi siin tuleviku poole. et teie ülesanne on hakata proovima sellel aastal 2026, sest võidavad ainult need inimesed, kes võtavad täieliku vastutuse selle eest, mis nendega toimub ja suudavad hoida distsipliini ja järgivad oma impulssi ja oma ideid. ja võidavad ka need, kes on julged ja otsustavad valmis tegema hüppe, eriti siis, kui see hirmutab. ja need 4 soovitust on kasulikud absoluutselt kõigile, sõltumata siis kuupäevast ja kuust ja aastast. ja muidugi tahan siin viidata ka sellele, et kellel on olnud nüüd see isiklik aastanumber 1, siis minul ta näiteks oli nüüd aasta 16. märts 2025 on number 1 energia. ja tõepoolest siis ega see ei tähendanud seda, et siis kohe põmm hakkas kõik uus. mul see uus juba hakkas enne seda, aga ma väga palju kartsin võtta neid samme ette, ma siis otsustasin, mul oli väga hirmus ja tänu teile, teie toele ma olen siin, kus ma praegu olen. aga selliseid nagu
kuidas ma ütlen, selline stoppe tuli päris hästi või selliseid hirmutavaid uksi tuli väga hästi, nii et jagage teie ka, kellel on nüüd ütleme siin üldse üleüldiselt meil siis see 2017 aasta on ju, kui tagasi vaadata, 2008, 1999, mis teil üleüldiselt on elus toimunud ja siis vaadake ka seda ja oma isiklikku aastat. ma loodan väga, et see ei lähe nüüd segaseks, et kes on juba kanalil pikalt olnud, siis saab aru, millest ma räägin, et see 2026, mis nüüd tuleb, on ju, see on see nagu globaalne energia, mis meid kõiki mõjutab. issand, mul koerad praegu hauguvad, ma ei tea, kas te kuulete. okei, ma loodan, et nad lahendavad oma probleemid ära. nii, aga ja, et see on nagu ilm õues, aga meil on igalühel veel oma isiklik aasta, aga siin videos siis ma räägin nüüd ainult sünnipäevast olenevalt. ma väga loodan, et te saate aru. nii, ja vaatame nüüd kõiki siis sünnipäevade järgi, olenemata siis kuust ja aastast. ja info on siis üleüldine. kui sina nüüd näiteks konkreetselt täpselt selles plokis ennast ära ei tunne, ära siis sellepärast muretse. et võid kuulata muidugi teist korda veel seda, aga kuulasid ära ja jäta see info kellelegi teisele. ja muidugi siis soovitan, nii nagu ma just praegu ütlesin, vaadata seda videot, kus siis ma õpetan ja räägin, noh, õpetan, annan selle lahenduse, kuidas oma isiklik aastaenergia välja arvutada ja ka nende tähendused on kõik seal pikalt olemas, nii et siin selles videos nüüd ma räägin konkreetselt nii, nagu mina olen sündinud 16. päeval ja mina siis kuulun gruppi number 7. et sina vaata siis ka, kui sa oled seal sündinud näiteks number 20. päeval, siis sa kuulud gruppi number 2. või oled sa näiteks sünnipäev 26, siis sa kuulud gruppi number 8. ja ma mainin siin iga grupi juures siis sellist asja nagu kas punane tuli või roheline tuli, see tähendab siis kas plussi või miinust. alati punane tuli, siis see energia tähendab seda, et sa saad seal korrigeerida, ma annan natukene vihjeid seal. roheline tuli siis on see, et vau, kõik on suurepärane vot niimoodi. nii, teie siis number 1 või grupp number 1, kuidas ma siis ütlen, kõik, kes te olete siis sündinud 1., 10., 19., 28. päeval. et te olete siis juba iseenesest sündinud päikseenergia mõju all. ja nüüd, kui 2026 on ise ka päikseenergiaga, siis teie jaoks on aasta üldiselt väga-väga soodne. ja seepärast, et see üleüldine aasta 2026 oma energiaga juba toetab teid ja vaatan nüüd siis kõigis eluvaldkondades, et kas teil on siis see roheline tuli. vaatame siis tööd ja töös on tõepoolest roheline tuli. see tähendab, et tööd on teil palju ja kõige olulisem soovitus siin on, et ärge olge laisad. kõige tähtsam on see, et võta ja tee. peamine fookus peab olema olulistel asjadel. tervise suhtes võib olla punane tuli, see tähendab, et te peate pöörama tähelepanu oma töö ja puhkerežiimile. tööd on palju, ülesandeid on palju, kuid puhkus peab olema samuti plaanipärane. ehk siis siin on vaja leida nüüd see tasakaal. vastasel juhul võib juhtuda, et töötate hiliste öötundideni, töötate nädalavahetustel ega peatu üldse. ja see ühe energia aasta ehk siis see 2026 võib see hakata tervisele tugevalt mõjuma ja peamine on see, et te peate puhkama. nii nagu te plaanite töö tegemist, nii te peate puhkamist ka plaanima. mitte siis, kui puhkan siis, kui nagu saab. ja suhetes, südamelikes asjades on teil samuti selline punane tuli. no ja miks? selles suhtes suht loogiline, eks ju, kui te nüüd kuulasite seda töökohta, tööosa, sest tööd on palju ja kui tööd on palju, siis jääb vähem aega puhkuseks ja taastumiseks. ja tavaliselt, kui ühel on palju võimalusi ja ressursse sellel aastal, siis just töövaldkonnas, siis see kuidagi, sul ei jätku energiat nagu teiste inimeste märkamiseks, et üks number 1 energiaga ehk siis teie, kes te olete sündinud 1., 10., issand, mis see oli veel 19, 28, te justkui ei näe enam nagu inimesi. Te keskendute ainult oma tegevustele, huvidele ja ideedele. seetõttu on ühe ülesanne, kui suhted on teile olulised, siis pöörake neile teadlikult tähelepanu. ja soovitus neile, kes tunnevad end ärritununa, agressiivsena või vastupanuseisundis, siis kas lahendage siis oma suhteteemasid näiteks, kas teil on seda inimest vaja või mitte, kas suhe meeldib sulle või mitte. istuge maha ja rääkige omavahel või kujutage ennast suure ja ereda päiksena, sest teil on tegelikult energiapäike, kellel on nii palju ressursse, kellel on nii hea olla.
et kas selline päikseenergia hakkab tõesti oma kallimale siis kätte maksma. Ja mõte on siis selles, et 2026 aasta võib olla ühele siis tõeline proovikivi. Ehk siis teie, kes te olete sündinud seal 1.10., 19, 28, kus te peate mõistma, et kas suhted on teile üldse vajalikud, kas see inimene on teie teel või mitte, kas te üldse oskate suhteid luua või elate nagu kass ja koer. Ja just sellel perioodil tulevad siis number ühel rühmal siis kõik sellised okkad justkui heinakuhjast välja. Ja teil tuleb hakata neid teemasid teadlikult lahendama, mitte enam olukorda pehmelt edasi veeretama, tuleb vaadata väga-väga ausalt. Et oma elukaaslasega näiteks või oma koostööpartneriga, et kas te liigute samas suunas, kas teil on ühised huvid, kas teil on ühised väärtused ja kas teil on üldse ühine nägemus, kuhu poole te liigute. Või näiteks elukaaslasega, kas te olete lihtsalt harjunud, et teil on mingi 25-aastane hüpoteek ja sellepärast lihtsalt olete koos. Okei, aga raha asjas siis samuti on selline rohkem punane tuli, siis seetõttu, et teil siis number üks grupp, siis teil on esimesel poolel sellel 2026 aastal hästi palju energiat ja soov näidata rohkem, kui tegelikult on. Ja te pigem soovite justkui näidata muljet teistele inimestele. Ja kui teil näiteks puudub kontrolli adekvaatsus, arusaam, kui palju raha teil tegelikult on, siis, siis kui te ei loo endale seda nagu turvapatja, ehk siis ei säästa raha, siis töö hulk ei lahenda probleemi. Ehk siis ma olen näinud selliseid inimesi ja mul on siin klientide seas ka sellised, et justkui, kes on siis sündinud seal, ma praegu ei taha konkreetselt ütelda, aga ta kuulub siia gruppi. Et kes on siis sündinud seal 1., 10., 19, 28. Et neil on justkui väga hea töökoht, on saanud veel teise töökoha juurde ja muudkui teenib raha ja ta räägib, et justkui raha on nagu väga palju. Aga see konks, kus on see ära peidetud, siis see lugu on see, et tal kohe kulutused ka nagu tõusevad samavõrra siis kui nagu see sissetulek, et siin on siis teil number ühed hästi suur väljakutse siis vaadata need oma raharessursid välja. See, mida te kipute tihtipeale tegema, on see, et näidata kõigile välja, et teil on kõik nagu väga fun ja lahe ja kõik on chill ja nii edasi. No vot, selline siis number ühtede puhul, et tegelikult on teil kõik väga hästi, sellepärast et number üks grupp kuulub päikseenergia alla ja siis 2026 aasta on päikseenergia. Nii et teil peaks olema nagu väga chill. Teil on vaja lihtsalt leida see tasakaal siis selle töö ja puhke vahel ja siis ka see, et teiste inimestega suhelda. Nii, jagage kommentaarides, kuidas teie puhul see toimib. Täna on 1. jaanuar, nii et kas juba kõik uksed valla nii, aga number kaks ehk siis teie, kes te olete sündinud 2., 11., 20. ja 29. Kahed on inimesed, kes on sündinud siis kuu energia mõju all. Ma natuke toon sellist astroloogilist aspekti ka sisse. Ma ise astroloogias ei ole kõva käsi, nii nagu ma ütlesin, ma kunagi enne numeroloogiat seda nuusutasin. Aga see tõesti müts maha astroloogide ees, et see on nagu päris mõnus teema. jah, aga siis kuu inimeste jaoks mõjutab siis päikseenergia üldiselt sama soodsalt. Ehk siis päikseenergia oli siis 2026 iseenesest ja see päike toetab seda kuud väga hästi, sest vaadake, kuidas päike ja kuu ju sõbralikult kogu aeg liiguvad, eks ju. nii, aga töö. Kui vaatame siis töövaldkonda, siis kahel on siin täielikult roheline tuli. Ja miks? Seepärast, et see number üks energia, mis toob siis 2026 aastast, on kahe jaoks justkui koondav jõud ja see aitab kokku võtta, fokusseerida, selgemalt näha. Siis kui kahed kipuvad sageli hajuma ebaoluliste asjade peale, siis see number üks energia, see 2026, mis nüüd tuleb, tulevad nad justkui iseendasse tagasi. Et nad hakkavad rohkem enda eest hoolitsema, jälgivad oma välimust, kaalu, professionaalseid oskusi, hakkate rohkem endasse panustama ja tegutsete siis väga keskendunult ja te lõpetate need tegevused, mis ei anna tulemusi ega ole vajalikud. Seetõttu siis number kahel on väga hea tööperiood ees ja peamine soovitus on see, et ärge kahelge ja ärge jääge passiivseks ja ärge jääge ka loorberitele. Alustage tegutsemist kohe,
pärast uue aasta pühi, noh, kellel siin on puhkepäevad veel on ju, või kõige parem on see, kui te hakkate kohe pihta. koostage plaan, hakake kohe liikuma. Ja iga päev tehke siis väikseid samme selle asemel, et oodata sellist suurt kvanthüpet. Ja või siis alustage ka seda töö tegemist, aga tulemused tulevad siis ainult siis, kui teete konkreetseid samme. hästi paljud sellised kahe gruppi sisse, kes kuuluvad seal 2, 11, 20 ja 29 päeval sündinud, siis te jääte hästi palju ka oma pähe nagu kinni ja siis samas te jääte nagu ootama, millal keegi teid justkui nagu tõukab või teile annab selle nagu rohelise tule, et jaa, väga hea idee. hakake ise toimetama. kui te teete, saavutate ka selle, millest tegelikult unistate. Tervise suhtes on ka väga positiivne, kuna olete fokusseeritumad, motiveeritud ja vähem hajevil. hakkate oma energiat vähem ära andma. Ja võimalik, et lõpetate suhtlemise inimestega, kes varem teie energiat ära võtsid ja see 2026 aitab teil lõpetada pideva kõhkluse ja sisemise ebakindluse. Ja see omakorda vabastab palju energiat. Te hakkate rohkem enda eest hoolitsema, võimalik, et lisate oma ellu taastavaid praktikaid. Võib-olla käite rohkem seal massaažis, võib-olla mingisugused sellised vaimsed harjutused, energiatööd ja ka hakkate hindama oma keha rohkem, et annate ka puhkust. Ja mõned teist võivad otsustada teha organismi puhastus näiteks või tervisekontrolli, peale mille siis tunnete ennast paremini. Ehk siis rohkem kontakti oma kehaga hakkate sellel aastal looma. Ja samuti võib juhtuda, et katkestate suhted inimestega, kelle kohalolu oli segane või kurnav ja tunnete sellest tohutut kergendust. Ja energia tuleb tagasi. Te, kes te siis olete sündinud 2., 11., 20. ja 29., siis teie jaoks on see väga-väga tugev ja selline tulemuste rohke aasta. Suhetes aga kipub olema selline punane tuli ja miks? Sest kahed ei oska sageli suhteid teadlikult üles ehitada. Sageli te satute ise siis ohvri rolli ja teil on justkui selline tunne, et sina pead või siis mina pean, eks ju, või minu kohustus on, kui mina ei tee, siis kes siis veel teeb. Ja see päikseenergia siis 2026 toob pinnale kõik lahendamata suhtemustrid. Kui te neid edasi lükkate ja nendega ei tegele, muutub olukord ainult valusamaks. Ja teie jaoks on suhted eluliselt tähtsad. Just suhete kaudu te kasvate ja suudate luua. Ja kui olete suhtes, kus teil on halb, on vaja kas siis näiteks suhet muuta, lõpetada suhe või õppida suhteid täiesti uuel viisil looma, siis suhted ei tohiks olla pidev eneseohverdus, see, mida te siis kipute tavaliselt tegema. Kui see teema jääb lahendamata, hakkab see mõjutama kõiki teie eluvaldkondi. Vot tak. Aga rahas on teil siis roheline tuli, sest te kogute end kokku ja hakkate tegema õigeid asju õigel ajal. Kui varem siis hajusite rohkem, siis hoolitsete kõigi teiste eest, siis nüüd hakkate hoolitsema ka enda rahalise turvalisuse eest. Eks see on nii huvitav, et nii töövaldkonnas, suhetes te peate lihtsalt õppima rohkem ennast hindama, ma ütleksin. Nii palju, kui ma kahtesid tean seal 2, 11, 20, 29, kõigil on mingid väljakutsed suhetega. Kommenteerige siia. Ja võite hakata siis rohkem näiteks säästma, investeerimise vastu huvi tundma ja kapitali koguma või isegi looma äri eesmärgiga teenida passiivset tulu. Raha ei tule enam ainult läbi, ei kao, ei tule ainult nagu läbivooluna ja justkui nagu tuleb ja läheb, aga pigem ta hakkab jääma teil. Ja number 2 jaoks avaneb siis 2026 aastal reaalne võimalus rahaliselt tugevamaks saada, kui te ei karda võtta vastutust ja kui te ka tegutsete. Vot nii, number 2-dega. Kommenteerige siia, jagage sõpradega. Number 3, kes on siis sündinud 3., 12., 21 ja 30, olenemata siis kuust ja aastast. Ja teie olete siis sündinud Jupiteri planeedi mõju all. Ma ei tea, kas see on planeet, ma arvan, et on. Et need on siis need inimesed, keda võib nimetada selliseks loomulikeks magnetiteks. Ma olen erinevates videotes rääkinud ka, et käi kuule ka seal, kus ma räägin 3-dest, 3, 12, 21 ja 30, siis neid tunneb ära juba selles suhtes, kui seltskonnas keegi viskab nalja, siis ta on raudselt nendes mingites kuupäevades nagu sündinud.
eriti see, et no te teate küll, seltskonnas on keegi selline naljanina, vahet pole, kas ta on mees või naine või siis tavaliselt need inimesed säravad, tohutult kihvtilt säravad, neil on mõnus lai naeratus ja nii edasi. Okei, lähme edasi, mul lihtsalt tuli meelde praegu. Ja kolmede jaoks on ressursid ja raha väga olulised. kui kolmel on ressursid olemas, siis ta on rahul ja valmis olema panus oma keskkonda, perekonda ja maailma. kolmed tahavad olla nähtavad, nad tahavad olla keskmes, nad on sageli väga kõrge professionaalse tasemega inimesed ja väga intelligentsed. mida rohkem on kolmel ressursse, olgu need emotsionaalsed, vaimsed, füüsilised, rahalised või suhtelised või suhetes, seda rohkem head suudavad nad maailmale anda. et rahulolev kolm, 12, 21, 30 annab alati rohkem kui rahulolematu kolm. ja töövaldkonnas on siis teil roheline tuli ja see 2026 energia mõjutab kolmesid töös väga positiivselt. võimalusi tuleb väga palju. ja peamine soovitus siis kolmedele, et ärge hajuge. valige üks peamine suund ja viige see lõpuni. parem üks projekt lõpuni teha ja tulemusi saada, kui joosta 10 erineva projekti vahel ja mitte ühtegi kätte saada. tööd on palju, võimalusi on palju, inimesed tulevad teie juurde, aga just fookus määrab, kas see aasta annab tulemuse või ainult väsimuse. ja tervise suhtes pigem punane. siis miks, sest töö ja sündmuste rohkus tekitab eufooria, mille sees unustate iseenda. ja kolmed võivad siis töötada südaööni, võtta endale liiga palju kohustusi, teha siis sama aeg mitme inimesega tööd või mitu projekti samal ajal ja koormus kandub siis tervisele, nii siis vaimsele kui ka füüsilisele. ja see päikeseaasta siis 2026 ütleb, et aeg on teha teadlik valik, mis on sinu elust peamine. ja kui sa ignoreerid tervist, siis keha annab sellest sulle märku. ja suhetes ka selles suhtes pigem selline punane tuli seepärast, et sul on palju tööd, vaata töö osas, et sul oli väga palju tööd, eks ju, palju võimalusi ja palju projekte ja ideid tähendab, et perel ja lähedastel jääb vähe tähelepanu. ja sageli saavad siis kolmed oma perelt peegeldusküsimustega. kas sa üldse tead, et sul on perekond? kas sa tead, kui vana su lapsed on? kas sa tead, millised probleemid meil kodus on? vot. ja need küsimused ei kao iseenesest. päikeseaastal ei saa neid ühtegi nendest küsimustest ära kustutada. ja kui need teemad on juba nõrgad, kui sa tajud, et juba on jama majas, siis 2026 aasta tulevad need teravamalt esile. ja number kolmedel on siis tihtipeale koduses situatsioonis kalduvus olla jäik. ehk siis selles suhtes sa näitad väga teravalt välja, et sul on oma arvamus ja kõik. ja selline suhtumine võib suhteid lõhkuda. ehk siis vaadake, kolmedega on selline huvitav lugu. kõige austusega teie vastu. mul on tuttavaid väga palju kolme grupist ja siis ma olen ise ka tähele pannud, et te olete väljaspoole nagu kiirgavad päiksed ja siis kõik, mis puudutab kodu, siis te ei kannata üldse, kui teie tegevust või loomingut segatakse, siis te võite nagu lihtsalt nähvata väga äkki. okei, nii, aga raha asjas, siis raha suhtes, nii nagu enne ma rääkisin, et tööd on teil palju, siis siin on ka raha suhtes täielik roheline tuli. ja raha teenimise võimalusi tuleb teil palju, kuid siin on kahe poolega, mis on kahe mehe saag või kahe teraga mõõk. teenides rohkem võite hakata ka rohkem kulutama, näiteks restoranid, mugavus, elustiili väljanäitamine ja tulemus võib olla see, et konto jääk jääb samaks, ainult numbrid liiguvad suuremas mahus läbi. rohkem teenid, rohkem kulutad. ja oluline soovitus siis teenige raha rõõmust, mitte ainult teenimise pärast ja raha peab teenima, aga peab jääma ka elu nautimiseks, muidu muutub number 3 inimene siis nagu selle töö orjaks pigem. ja mina ütlen, et kolmedel on tegelikult elupäevad selline väljakutse leida see tasakaal töö ja eraelu vahel. see on teil kogu aeg. nii, kommenteerige. number 4. Teie, kes te olete sündinud 4., 13., 22. ja 31. päeval. ja neljad on siis inimesed, kes on sündinud stabiilsuse ja struktuuri energiaga. ja neljadel ei ole päikese ehk siis number 1 aasta kõige lihtsam periood. siin ma mõtlen siis see 2026 ja see energia on siis nende jaoks pigem pingeline ja kohati isegi vaenulik.
sest neljad on harjunud elama kindla rütmiga, süsteemi ja korra järgi. ja see number ühe energia on jällegi selline neljade jaoks võib-olla kohati liiga kiire ja uuenduslik ja surub teid justkui astuma muutuste suunas. ja teil on siis neljadel loomupärane selline vajadus pikalt mõelda, kaalutleda, analüüsida, võrrelda, enne kui otsus vastu võtta. Siis ma pean kohe isiklikult ütlema, mul on elukaaslane 13. päeval sündinud ja kui mina olen sellise hästi kiirete tegutsemistega, siis kui ma ütlen oma elukaaslasele, et me peame nagu selle asja tegema, siis ta ütleb, et ei ole kiiret, ära kiirusta ja siis sellest ärakiirustamisest võib tihtipeale tulla 3 kuud. ja siis ma lähen endast välja, siis ma lihtsalt tean, et ma pean tegema selle otsuse ära ja ta pärast lepib sellega lihtsalt. Kommenteerige siia, kes te kuulute nelja gruppi, et kas teil on ka selline kalduvus pigem nagu, see ei tähenda seda, et te nagu venitate kummi, tihtipeale küll venitate ka, aga siis see, et te nagu justkui tahate veel seda nagu oma peas mitu korda läbi käia. ja aga siin ma ütleksin seda, et number 22 päeval sündinud, et teil võib olla see nagu kiirem, see reageerimine. nii, ja ütleme, see 2026, siis see teie süvenemine ja võib-olla see, et te nagu noh, ikkagi jääte nagu keskenduma ühele asjale, võib-olla siis teil nõrkuseks sellel aastal. eriti kui te siis liialdate sellega, sest see nagu lisab teile tohutult sellist nagu kiirust juurde see aasta. ja töövaldkonnas võib teil tekkida tunne, et te justkui ei jõua kuhugi või nagu rong sõidab liiga kiiresti, elurong siis. ja maailm liigub üleüldse kiiresti, otsuseid tehakse kiiresti, võimalused kaovad kiiresti ja kui näiteks teie number 4 hakkate mõtlema siin, et võib-olla kõigest kahtlema, igasid ees nägema varjatud ohtu, liiga kaua analüüsima, siis võivad head võimalused lihtsalt mööda liikuda. ehk siis ma ei taha teid kiirustada, aga võib-olla natukene volüümi lihtsalt juurde panna. ja neljas suurim probleem 2026 aastal on see, et sa kulutad energiat vastupanule, mitte tegutsemisele. ehk siis mina ütleksin, et rohkem usalda nagu seda universumit äkki või elu. ja selle asemel, et küsida, kuidas see töötab, küsid sa tihtipeale võib-olla, miks ei tööta. nii. ja aasta soovitus siis neljale, kui idee tuli, siis tee kohe esimene samm. tegevus on olulisem kui täiuslik plaan. tegevuse käigus saab alati siis korrigeerida ja natukene muudatusi teha. tervise suhtes sul kipub ka olema rohkem sinna punase tule poole, et sul on pidevalt see selline sisemine pinge, kontrollivajadus, hirm eksida ja see võib kõik kurnata sinu seda füüsilist keha. ja neljad kipuvad siis pingutama üle, hoidma oma keha pidevas valmisolekus ja elama kokku surutud seisakus. aga ma tuletan siis meelde, et ma ei räägi kõikidest neljadest, te ise igaüks tajute seda oma energiat, kas see liigub sinnapoole või mitte. ja see tervise suhtes, see võib mõjutada närvisüsteemi, lihaseid, võib-olla see, et ei saa magada ja üleüldse energiataset. ja teile on siis sellised lõdvestuspraktikad väga eluliselt vajalikud, võib-olla õppima teha selliseid hingamisharjutusi, laske oma keha hellitada, soojad vannid, aroomi, massaažid, ükskõik mis massaažid, liikumine sellepärast, et kui te ei hakka hellitama sellel aastal oma keha, siis keha võib hakata lihtsalt testima ja välja näitama. suhetes, täitsa lõpp, ma ei tahagi kohe edasi rääkida, seepärast siin on ka natuke punakas tuli. nii, et selles suhtes, et miks ta siis niimoodi on, et päikeseenergia ehk siis see number 1, 2026, mis tal siis tuleb, eks ju, see surub nelja oma ego väljendama. et sa justkui kipud tihtipeale ennast nagu kaitsma sellistes olukordades, kus võib-olla pole vaja kaitsta, ehk siis tahad ütelda, et sinu arvamus on õige, et vot sina tead, kuidas need asjad kõige paremini on. ehk siis oht on selles, et sa võib-olla ei pruugi teisi inimesi nii hästi kuulata, kui võiks. sa hakkad nägema partneris justkui oma vastast, mitte kui liitlast ja selle asemel, et koos lahendusi otsida, tekib võib-olla võitlus. aga sa pead selles suhtes natukene arvestama sellega, et ei ole vaja protestida. ja see on kõik selle, noh, ütleme siis niimoodi, et pange kõik 2026 nagu süüks, et see nagu justkui käsib sul natukene oma sellest nagu mugavustsoonist välja tulema. ja neljade jaoks on siis oluline mõista, et partner ei ole vaenlane. kui seda ei teadvustata, siis võivad need suhted natukene kannatada. vot.
ja raha suhtes, et see tähendab seda, et rahateemade osas ka, et nõuab puhastust ja korrastamist. ehk siis kui näiteks number 4 ehk siis neljandal päeval 13, 22, 31 ei teeni ise raha, sõltub teistest ja väldib üleüldse raha teemat, siis tuleb see teema niikuinii päevakorrale 2026. See aasta sunnib nelja siis vaatama ausalt, et kuidas raha tuleb, kuhu see läheb ja miks ei püsi. Et tegelikult number 4 on hästi-hästi orienteerutud raha teenimisele ja teid tegelikult raha väga tugevalt armastab, et teil, kellel siis number 4 on raha teemaga kõik korras, te olete need selle energiaga nagu sinuks saanud, siis teil on täielikult roheline tuli. Aga on olemas teatud nelja energiat, kes ajavad ainult seda raha taga ja on vihased selle raha peale, siis üleüldse ma ütleksin kõikide inimeste puhul, et mida rohkem vihasem sa oled, seda vähem see liigub energeetiliselt. Teie, kes te teete siin energiatööd ja räägite ka rahateemadel palju, siis kommenteerige ka siia. võib-olla on kellegi näiteks pakkuda ka mingisuguseid, issand, tahtsin ütelda mantraid, aga ma ei öelnud praegu õigesti mingid ideed, mõtteid, kuidas ka saada tasakaalu. Ma ei mõtle nüüd ainult neljasid, ma mõtlen nüüd üleüldse inimesi, kõiki. Et ma tean, et väga paljud minu kanali jälgijad tegelevad üldse energiatega, võib-olla on kellelgi ka idee, milliseid talismanne kuhugi kanda, milliseid vidinaid peale panna. ja tegelikult mina ütleksin, et kõige rohkem me peame iseendaga tööd tegema ja iseenda neid valupunkte vaatama, et miks see rahaenergia on kinni. See praegu nelja juures tuli kõige rohkem. ehk siis ma tean, et väga paljud neljad on tohutud töönarkomaanid ja siin on ka vaja leida see nagu tasakaal selle töö ja puhke vahel. seepärast, et isegi kui suhetes teil võib olla näiteks töö väga-väga oluline, aga on mingi teatud inimesi, kellel on väga suured takistused selles osas. no vot, kuna info on üldine, nii et kui sina ei tundnud siin üldse oma energiat ära, siis jäta see mõte kellelegi teisele, nii et mine käi kuula seda teist videot, kus ma räägin, milline on teie siis isiklik aastaenergia. sest see on ainult üks väike osa kogu sellest aastast, see ei valgusta kogu seda. nii, number 5, kes on sündinud siis 5., 14., 23. päeval. viied on inimesed, kes on sündinud siis Merkuuri mõju all ja Merkuur on siis äri, suhtlus, liikumise energia ja need on inimesed, kes armastavad suhelda, rääkida, müüa, kontakte luua, ideid vahetada ja sageli on nad väga liikuvad, vaimselt kiired, hüppavad ühelt teemalt teisele, Figaro siin, Figaro seal. ja viied oskavad inimesi ära rääkida, aga kui neil puuduvad reeglid, väärtused ja vastutus oma sõnade eest, siis võib nende elu muutuda kaootiliseks. kui aga viiel on selged põhimõtted ja distsipliin, siis liigub ta elus palju stabiilsemalt ja kasvab järjepidevalt. ja töös on siis teil täielikult roheline tuli ja päikeseenergia annab viiele tohutul hulgal võimalusi. ja teil sajab sellel aastal neid kohe täiega alla. oluline on ainult siin see, et avage silmad ja kõrvad. võimalused tekivad justkui ei kuskilt ja keegi ütleb midagi kuskil midagi kuulete. ja see võib täiesti sündida ükskõik mis teemal. kas tööprojekt, sissetulek, mingi lisavõimalus, aga lihtsalt kõrvad peavad kogu aeg kikis olema. ja viiele on loomulik tegutseda, teha diile, korraldada, müüa, ühendada. ja kui viis haarab võimalustest kinni, on tal võimalik väga hästi realiseeruda. Teile on see täielikult ideaalne aasta. tervises on siis viiel samuti roheline tuli ja see 2026 aitab teil teha õigeid valikuid. ja teil tekib ka iseenesest selline mõnus energia tegeleda ka oma tervisega. ja see võib väljenduda siis näiteks toitumise korrigeerimises, tervisekontrollis, võib-olla alustate spordiga, kui te enne ei ole seda teinud või siis jätkate sellega, mida juba teete. ja ka puhastused, paastumised ja tervis paraneb lihtsate järjepidevate sammudega. ja kui number 5 ehk siis 5, 14, 23 sündinud inimene näeb juba tulemust, siis see motiveerib täiega. eks tegelikult see motiveerib kõiki, on ju. Suhetes aga kipub olema rohkem punane tuli ja siis seepärast, et
see 5 kipub ainult kuulama iseennast. ta ehk siis teie number 5, te võite olla justkui füüsiliselt kohal, aga vaimselt siis siin te olete hoopis kas telefonis, peas mõtlete mingit, kas järgmist projekti või selle peale, mis just oli, aga te nagu justkui nagu ei ole siin ja praegu oma lähedastega. ja tekib olukordi, kus inimene on justkui kõrval, aga tegelikult kontakte ei ole. ja see kehtib siis nii paarisuhetes sõpradega kui ka ärisuhete kohta. Ja soovitus sulle, et kui sa oled inimesega koos päriselt kohal, siis parem 30 minutit täit tähelepanu kui 3 tundi poolikut kohalolu. Raha suhtes siis täiega roheline tuli ja teil number 5 on loomulik anne raha teenida. ja 5 oskab siis leida võimalusi seal, kus teised ei näe seda võimalust. ja 2026 aasta annab sulle siis selles suhtes nagu terves mõttes head julgust küsida raha selle eest, mida sa varem tasuta näiteks tegid. Näiteks sa võid täitsa vabalt nüüd vastata, et jaa, ma teen seda, aga see teenus maksab nii palju. ja näiteks ka niimoodi, et sõbrale ütled, et jaa, et sõbrale on see soodsam, aga see ei tähenda seda, et see on päris tasuta. ja see on väga hea areng sellel aastal. Et see 5 lõpetab siis sellel aastal siis sellise nagu energialekke ja hakkab oskusi mitmekesistama ja konkreetselt fokusseerima. Et väga hea võimalus aasta siis teile. Number 6. Enne kui ma 6 juurde lähen, siis teie number 5, palun jagage ka, et kuidas tundub 1. jaanuaril. Võib-olla teil juhtus juba siin detsembrikuus midagi juba sellist, et kõrvad kikkis, et mõtlesite, et täitsa lõpp, kuidas see võimalik on. Nii, number 6, kes on sündinud 6, 15, 24. Ja 6 on siis selline Veenuse energia ehk siis armastuse energia. Ja need inimesed siis on seotud sellise naiseliku energiaga, naudingud, ilu, harmoonia, mugavus. Teie ka, kes te olete mehed, siis seal 6, 15 või 24 sündinud. ja 6 armastavad siis naudinguid, lõõgastust ja olla mugavuses. ja just seetõttu siis võib see päikese ehk see 2026 energia tunduda veitsa keeruline sellel aastal, sest see number 1 energia siis surub teid tegutsema, liikuma, otsustama ja riske võtma. ja 2026 aastal on 6-le justkui selline katseklaasi all olemise aasta ja teie ülesanne on õppida tegema julgeid samme, õppida end väljendama ja ütlema, mis teile päriselt meeldib ja mida te tahate. ja töö suhtes ei pruugi päris nii hästi minna ehk, et mitte sellepärast, et tööl oleks halb, vaid seetõttu, et number 6 kipub võib-olla olema pigem sellises nagu rahutuses või siis otsinguses mingeid paremaid võimalusi ja sul võib tekkida justkui selline sisemine tunne sellel aastal, et sa tahaksid midagi uut, tahaksid võib-olla mingit teist suunda, tahaksid teist ametit, üldse midagi nagu mingit muutust tahaks enda sees. ja see ei ole selline väline töökriis, vaid sisemine otsing pigem, et sa nagu justkui sulged rohkem enda sisse ja otsid justkui sellist uut impulssi, uut tähendust ja seetõttu võib tekkida sellist otsustamatust, kuhu ma lähen, mida ma teen, kas tasub üldse või ei tasu. ja soovitus on see, et proovi. 2026 aasta on proovimise aasta. katseta, õpi, tee väikseid samme, ära oota ideaalset hetke. ja tervise suhtes on siis roheline tuli. see 2026 aasta ehk siis päikeseenergia hakkab neid kuusi lõpuks tervise poole suunama. ehk siis te hakkate korrigeerima siis rohkem oma toitumist, vabandust. võite teha puhastuskuure ja pöörata rohkem tähelepanu oma heaolule, oma unele ja selle taastumisele, vabad päevad, kõik muud asjad. ja hakkate lugema võib-olla rohkem tervise osas oma seda toitumist korrigeerima ja füüsilise treeninguga tegelema ja võite hakata ka tundma, et on aeg enda eest hoolitseda päriselt ja see toob siis kaasa hea enesetunde ja rohkem energiat. kuid suhetes teil tuleb siis sellel aastal kõik lahendamata teemad ülesse ja teil tekib siis selliseid küsimusi enda sees, eneseväärtuse puudus, oskamatus öelda ei, ohvriroll ja ka see, et kas teil on soov kogu aeg kõigile meeldida. ja need mustrid võivad hakata siis ka suhteid lõhkuma.
soovitus on teil siis see, et rääkige päris ausalt, istuge maha ja arutage, mida te tahate, mida te ei taha, mis on vastuvõetav ja mis mitte. Ja seda mitte siis ainult paari suhtes, aga üleüldse oma tuttavatega ka. Ma tean, et number 6 on hästi külalislahked tavaliselt ja te olete seda tihtipeale siis enda arvelt. Ja siis kurdate seal oma sõbrannadele ja tuttavatele, kui väsinud olete, kogu aeg käivad teil külalised ja aga tegelikult on see lihtsalt oskamatus öelda ei. ja et kui te nagu ennast hindama ei hakka, siis vastasel juhul muutub suhete selline kuidas ma ütlen, nagu hoidmine, vedamine enda turja liiga raskeks ja see hakkab mõjutama kõiki teisi sinu siis eluvaldkondi. Ja raha suhtes on see, et võib-olla ka natukene ebamugavam aasta, seepärast et te hakkate teadlikult tajuma seda, et te olete ennast alahinnanud. Te küsite võib-olla liiga väikest raha oma teenuse eest, kui sa oled seal näiteks ettevõtja või siis kas palgatööline ka, et sa tajud, et sa tahaksid rohkem ja raha võib voolata kiiremini läbi ja raha ei taha püsida. Ja see sunnib teid siis oma raha suhtumist ümber hindama, võib-olla sama sarnane nagu number 4-delgi. Ja kui te teete siin otsuseid, võib see panna aluse väga tugevale ja pikaajalisele rahalisele stabiilsusele. Ehk siis siin on vaja hakata nagu vaatama, et kas tasub ikka seal kogu aeg teha mingisuguseid selliseid, kuidas ma ütlen, iga nädal kutsuda seal külalisi endal külla, et võib-olla jaotada juba seda eelarvet siis nende oma sõpradega, et igaüks toob midagi kaasa, mitte nii, et sinu rahakotist. No näiteks. Jagage teie kallid number 6 ka, et kuidas teil tundub, et on see loogiline jutt teie suhtes või mitte, et räägin täiesti mööda. Ja kes sa tundsid ennast ära, kommenteeri ka siia, et kuidas tundub. Number 7, kes on siis sündinud 7, 16, 25. Ja siis seda mõjutab selline, ma ei teagi, kas see on planeet või mitte, aga Ketu. Ja see on kuu lõunasõlm. No vot, teie astroloogiaga tegelevad inimesed, kommenteerige, mis see tähendab. Mina ise kuulun ka siia rühma, gruppi. Ja see on selline eraldumise, sisemaailma vaatluse, distantsi energia. Eks sinna väga tugev nagu enda sees elamise energia. Ja töö suhtes, vaat kus lops võib olla punane tuli ja see tähendab, et on aeg oma purust välja tulla. Ja see päikese energia justkui tirib teid välja teie mugavast eraldatusest ja teie omaette olemisest tsoonis, kus teil on vaikne, turvaline ja mõnus. Ehk siis no mis see tähendab, ta on punane ainult sel juhul, kui sa jääd sinna oma kookonisse ja ei tule välja näitama, millega sa tegeled. Ja maailm hakkab teid suruma suhtlema, kaasa minema, osalema ja see võib toimuda üsna valusalt võib-olla. Hästi palju siis läbi oma selles suhtes oma survatsoonist nagu väljaastumisega. Ja see võib tekitada sinus rahulolematust, sisemisi pingeid. Ja paljud seismed võivad mõelda töö vahetamisele, uuele suunale, uuele ametile ja see tekitab tugevat sisemist ebamugavust. Ja teie ülesanne on istuda maha ja teha teadlik otsus, mitte jääda lõputusse kõhklusse, nii nagu me teeme 7, on ju. Mina olen 16 päeva sündinud, mina küll kõhklen tihtipeale. Kuigi siin räägin teile alati ühte ja siis ise olen täitsa punes omadega vahepeal. No vot, tervis. Tervis on 7 samuti natukene punase tule all. Ehk siis see viitab selle peale, et jällegi siis pigem need, kes 7-del on hästi oluline tegeleda füüsilise treeninguga, füüsilise sellise liikumisega. Aga siis võib-olla see tervise osa puudutab rohkem neid laiskasid, mina kuulun siia kategooriasse natukene. Ja siis paljud ravimid, meetodid ja tavapärased lahendused ei mõju 7-le enam tavapäraselt 2026 aastal. Võib tekkida tunne, et keha ei reageeri nii nagu peaks. See tähendab, et on aeg vaadata tervist tervikuna. Uni, närvisüsteem, emotsionaalne seisund ja stress. Ja kui te tervist ignoreerite, võib 2026 aasta tulla selline jama majja. Kui te aga pöörate tähelepanu, saate teha väga olulise pöörde. Vot, miks ma siin muigan, sellepärast et kes nüüd minu kanalil pikemalt on olnud, siis ma rääkisin teile, kuidas ma tegin vereanalüüsi ja siis tuli pikk nimekiri, mida mina siis süüa ei tohi. Ja nüüd ongi sellel aastal siis meil plaanis elukaaslasega, temale siis ka samamoodi, siis meil on siis plaan täielikult siin muuta oma elustiili. Plaanis, vaadake, kuidas kõlab plaanis, nii ilus, eks ju. Aga plaanid ei jää plaanideks, ma luban teile. No vot, kommenteerige teie ka siia, kallid 7, 16 ja 25. Mis plaanid teil seal on? Ma tean, et väga paljud sellised puhtad 7 on
tugevad füüsilise spordiga tegelevad inimesed. Vot 16 ei ole päris selline. Mina igastahes mitte. Nii, lähme suhetesse. Suhted, siis teil on suhete suhtes võimalusi. Ehk siis ei ole nii selline, kuidas ma ütlen, ei ole punane ega roheline tuli, aga sinna keskpärane. Ja see on aeg siis eksperimentimiseks, uueks lähenemiseks, uueks hingamiseks suhetes. Ja mõned seismed näiteks võivad sellel aastal lõpetada pika ja kurnava suhte, alustada võib-olla uut suhet või siis tuua olemasolevasse suhtesse täiesti uue taseme. Ja sageli juhtub nii, et kui seitsme jaoks kaob pikaajaline pinge, vabaneb tohutult energiat ja elu hakkab lõpuks liikuma. Ja sa tunnetad seda sellel aastal väga tugevalt seda. Ja raha osas on pigem punane tuli, selles suhtes, et põhjus on väga lihtne. Siis tähelepanematus, mind läheb nii naerma see number 7 osas, teate ma rääkisin ühes videos ka sellist asja. Siis 7 osas, näete, kuidas ma hakkan kohe nagu flirtivalt rääkima, sest ma kuulun ise siia gruppi. Äkki ma ei tohikski seda ütelda. No vot, teie 7, 16, 25, kirjutage mulle. Vot ma ei ütlegi teile avalikult, mis suhe siin on selle rahaga. Siis suhe rahaga on väga hea, ainult et siin on paar mingisugust sellist konksu, mida ma arvan, et me väga paljud räägime, aga me ei tohiks seda rääkida. Vot siis kirjutage siia, mitte siia, aga siis vot, kes teab juba, mis suhe see on, siis kommenteeri siia. Kui sa tahad konkreetselt midagi täpselt teada, siis 7 kohta, siis ma võin teile kuskil jagada. Vot. Okei, nii, ja võib esineda näiteks raha kaotamist, valesid ülekandeid, pettusi, mõtlematuid kulutusi. Ja soovitus on väga konkreetne, ole tähelepanelik ja rahaasjades ära kiirusta, kontrolli ja mõtle üle ja loe mitu korda üle, kui vaja. Nii, number 7, palun jagage, ma olen siin väga emotsionaalne 7 grupi juures olnud, kuna see puudutab mind ka. Number 8 grupp siis, sündinud 8, 17, 26 ja kaheksad on siis inimesed, kes on sündinud Saturni mõju all. Minu meelest Saturn on päris selline karm planeet. Ja see on siis vastutuse, distsipliini, süsteemi ja karmide õppetundide energia. Ja number 8 üleüldse ma olen rääkinud, et see on raha ja karma energia. Töövaldkonnas on 8 samamoodi nagu roheline ja punane tuli korraga ja miks, sest siin ei saa öelda üheselt, kas on hea või halb. Võimalusi on palju, kuid just see rohkus tekitab siis number 8 pinget ja närvilisust. Ja teie siis, kes te olete 8, 17, 26 sündinud, siis te armastate selgust ja kindlust. Ja kui teil on valikuid palju, siis tekib sisemine stress. Ja samas võimalused on olemas. Kõik sõltub sellest, kas te suudate otsustada ja vastutust võtta. Ja parem strateegia siis on see, et näha võimalusi kui ressursse, mitte koormat ja teha teadlik valik, isegi kui see ei ole ideaalne. Tervise suhtes pigem punane tuli, et sageli kipuvad siis number 8 inimesed oma tervist tagaplaanile jätma. Töö, kohustused, vastutus, kõik on tähtsam kui keha. Aga see on pigem selline ohtlik teekond. Ja tegelikult number 8, 17, 26 inimesed jõuavad palju teha. Nad on hästi sellised vastupanelikud. Kuidas ma ütlen, nad on tööhullud. Ja te võite jõuda sellisesse olukorda sellel aastal, kus teenitud raha kulub hiljem tervise taastamisele. Ja see 2026 aasta tuletab väga tugevalt meelde, et tervis ei ole viimane prioriteet, vaid tegelikult see on kõige alus. Ja suhetes pigem ka selline punakas tuli, põhjuseks on piiride teema. Kas piirid puuduvad täielikult ja teid kasutatakse ära või on piirid liiga jäigad ja te ei lase kedagi ligi? Ja ehk siis 8, 17, 26 päeval sündinud tuleb õppida olema täiskasvanud partner siis suhetes, mitte ohver ja samuti ka mitte kontrollija. Ja kui see ei õnnestu, jääb suhete valdkond pikaks ajaks pingesse. Ehk siis 8 on vaja hästi tugevalt õppida nagu seda tasakaalu. Samas see, et te ei pea kõike ise rahaliselt kandma, aga samas ka mitte niimoodi tegema, et nagu ainult jääb kõik partneri kanda. Siin on nagu 8 on selline hästi õhkõrn teema, et siin on vaja nagu hästi läbi rääkida, hästi puhtalt ja selgelt oma elukaaslasega ja samuti ka koostööpartneriga.
nii, raha osas on kaheksatel roheline tuli. Ehk siis see 2026 aasta ei ole teile just täpselt selline lihtne aasta, aga see avab teile rahalisi võimalusi. Kui te investeerite endasse, kui te õpite ja võtate rohkem ka vastutust, siis võib rahaline kasv olla märkimisväärne. Raha on teie jaoks 2026 väga selline ressursirikas ja see ei ole teile karistuseks. Pigem on see, et hoidke ka jälle silmad lahti, nagu ma ütlesin, selle number 5-le, et teil tuleb väga palju võimalusi. Aga mis te kipute tegema ka nagu number 4, sellised nagu kahtlema asjades, süvenema nagu tuuma, miks niimoodi on, selle asemel, et lihtsalt võtta ja usaldada protsessi. Et see üks uks avab hiljem teise ukse. No vot, kallid kaheksad, nii et kommenteerige siia, jagage oma tuttavatega, kes on 8. Number 9, kes on sündinud siis 9, 18, 27. Ja 9 on inimesed, kellel on tugev missiooni, tarkuse, teenimise energia. Ja töös on teil täielikult roheline tuli. Aasta 2026 fokusseerib siis 9 energiat ja annab hästi palju võimalusi. Tekib tunne, nagu sütiks kaugtulega latern või selline otsalamp. Näete lõpuks selgelt oma teed. Jällegi siis, kui te usaldate. Ja paljud 9 mõistavad 2026 aastal, mis on teie kutsumus, kuhu te peate liikuma ja mille nimel te peate tööd tegema. Ja see annab tohutu sisemise kindluse ja jõu. Ja tervise suhtes on ka samuti roheline tuli, tekib motivatsioon enda eest hoolitseda ja te hakkate paremini magama. Võib-olla hakkate oma toitumist rohkem jälgima. Mitte võib-olla, aga hakkate rohkem jälgima, sööte võib-olla teatud vitamiine, mida te pole ammu võtnud, kuulate spetsialiste ja taastate ka oma energiataset. Kuid oluline on mitte lasta sellel sisetundel ja impulsil mööda minna, seepärast, et mis number 9 teevad, tahavad ise olla targemad kui teie sisetunne. Nii et kuulake, mis teil öelda on iseendale. Ja suhetes on ka roheline tuli, et tekib rohkem soojust, sensuaalsust, avatust ja soov olla kontaktis, jagada, kogeda. Soovitus on see, et ärge sulgege seda energiat, katsetage, lubage endal tunda, rääkida, olla elus. Mis 9-tel on see miinuspool seal see, et te sulgute hästi palju iseendasse, te ei räägi üldse välja mitte midagi, seal on kaks poolt. Ja raha suhtes pigem mitte nii roheline tuli, sest number 9-tel on ju see selline huvitav oskamine, et te tahate kõiki aidata enda arvelt ja te võite teha hästi kergekäelisi investeeringuid näiteks, kulutada emotsioonidele, unustada, kontrollida ja 2026 õpetab teil siis raha pigem juhtima, mitte lasta sellel ise voolata, sest 9-tel on hästi palju võimalusi sellel aastal. No vot, selline ta tuli. Ja kellel on siis kõige soodsam siis selle video põhjal, siis ma ütleksin, et 9, 2 ja 5, et teil on hästi hea aasta. Aga see ei tähenda seda, et teistel ei ole hea aasta. Ma siin igaühe juures rääkisin, kuhu peaks rohkem investeerima seda oma mõtet, investeerima mõtet, jah. No fokusseerima seda mõtet. Ja see sõltub hästi palju siis. Mina olin ju ka 7. grupis, on ju, et siis see, et elutasemest, teadlikkusest, vastutuse võtmisest ja ka valmisolekust tegutseda. Ja peamine sõnum siis 2026 aastal on üldiselt meile kõigile, et liigu edasi, tee otsuseid, ära ja ootama ideaalset hetke või siis sõltumata teiste arvamustest ja teiste algatamisest või kaasakutsumisest. Et astugem juba täna esimene samm. Kirjuta kas või üles oma mõtteid, mida sa tahad teha. Et ma ei agiteeri kõiki nagu hullumoodi jooksma, vaid pigem see, et võib-olla oleme jäänud liiga pikalt nagu passima ja ootama, et äkki keegi teeb meie eest ära. Siis me sinna jäämegi lihtsalt. Nii nagu ma ütlesin seal video alguses, et tuletage meelde, kuidas te käitusite 2017, 2008, 1999. Mis siis teie elus oli, kuidas siis te käitusite, mille taha siis mingisugused asjad toppama jäid. Tehke nüüd natukene midagi teistmoodi. Ja ma soovin teile kõigile siis edukat aastat ja saagu meil igas valdkonnas rohelised tuled. Et isegi need grupid siis, ka minu grupis oli ju mitte rohelisi tulesid, punased tuled olid. Et kõik on ju meie enda kätes. Et
tuleb eriti vinge aasta. mina usun sellesse. jah, et aga selleks, et endast rohkem teada saada, siis selleks on ikka seesama kodulehekülg www.numbritekeel.ee. et seal on erinevaid võimalusi, kuidas endast rohkem selgusele saada, aga ma ütlen ka seda, see juba, et sa oled siin kanalil ja kui sa oled täitsa algusest peale olnud, siis sa oled näinud seda informatsiooni, mis ma olen sinu kohta rääkinud. ja infod on alati üldised, see võib-olla ehk konkreetselt ei ole sinu kohta, aga infot te saate kõik siit. ja tasub kuulata neid siis ka järgi, kui sa alles täna liitusid esimest korda, siis ka kannatab minna kuulama, mida ma olen eelmisel aastal, siis täna on nii uhke öelda eelmisel aastal, siis olen siia üles pannud. ja aitäh teile kõigile, kes on mulle pannud ideid, millest ma võiksin veel rääkida. mul on nimekiri üsna selline mugav, millest rääkida, aga areneme iga päev ja kutsun teid kindlasti ka liituma, siis koduleheküljel on uudiskiri, et sellega liituma. ma ei saada teile iga nädal mingit uudiskirja, ma olen suht laisk selles osas. ma panen teile siis infot, kui midagi on panna. et nii nagu ma olen lubanud, on tulemas vestlusõhtud ja on osad mingid koolitused. vot, siis kui ma juba täpselt olen selle valmis fokusseerinud, siis ma saadan teile selle kohta info. ja ma muidugi räägin nendest ka oma erinevates kanalites ja kutsun ka suletud Facebooki rühma Numbrite Keel. nii et tulge sinna ka. ja egas midagi. ma olen väga õnnelik ja tänulik, et te siin olete. mu prillid on vist mõnusalt peegeldanud vahepeal, aga ma arvan, et ei ole hullu. saame hakkama. no vot, aitäh teile kõigile ja kommenteerige siia ja saatke siis seda informatsiooni oma tuttavatele, nii et saagu meid palju. tšau, Merike Numbrite Keel.